olemas mudel, kus siis arvutatakse välja baasjuurdekasv. No, valemid on kõrval, igale puuliigile on omad konstandid ja see baasjuurdekasv sõltub boniteedist. Ja Office on teinud väikse keelelise korrektuuri, see on juurdekasvu param. Ka siis, mis seal kõige lõpus valemil on, see nüüd sõltub täiusest ja see juurdekasv arvutatakse kogu esimesel ringil. Nüüd kõigepealt natuke nendest sisenditest, mida siis näiteks seesama täius, mida siis mudel kasutab. Et Arthur Nilsson juba 73. aastal tõestas, et tegelikult et täius peaks näitama meile, kuidas see piir tihedusega, et kui tihedaks üks puistu saab kasvada. Aga tõesti ära, et tegelikult see on pigem seotud ikkagi viljakuse ja puu horisontaalse suurusega. Ehk siis kui palju, et kui meil ikkagi viljakam koht, siis puu vajab vähem ruumi kasvamised, kui on vähem viljakam, rohkem, et see ei ole päris ainult kõrgusest. Ja siin on üks joonis, mis on arvutatud välja, et kuidas proovitükkidel jaguneb, kui siin horisontaalteljel on nüüd siis kõrgusindeks, siis Nilssoni poolt välja pakutud piirtiheduse mudel ja vertikaalteljel on siis standardtabeli järgi välja arvutatud täius, siis ise näete, et ega tegelikult nendel kahel tunnusel ei ole nüüd väga palju seost. Ja nüüd on see, et kui me võtame seda, et kuidas see juurdekasv mudel arvutab küll midagi välja, aga et kuidas need sisendid juba võivad tegelikult konkreetse puistu puhul anda väga imeliku tulemuse. Ja seetõttu ka see mudeli sisend parameetrina ta ikkagi omab suurt viga. Ja nüüd teine pool, mis me oleme nagu ka siin leidnud, et tegelikult see boniteerimise mudel, et kuna aastatega see boniteet on läinud paremaks, see on üks näide, kus siin Maaülikoolist töötas, me tegime siin töögrupiga väikese analüüsi, et kui me võtame erinevate vanusega puud, mis kõik on kasvanud samas kasvukohatüübis, siis me näeme, et tegelikult seal vanematel puudel on sama vanuse juures kõrgus väiksem. Ehk siis tegelikult ka mujal maailmas on leitud, et kõrgus, puud kasvavad kiiremini, mis tähendab seda, et ka see boniteerimise mudel ise ei ole enam kõige parem. Et lihtsalt kasvukiirus on muutunud, aga see juurdekasvu mudel on ka vanemate kasvukäigu tabelite põhjal tehtud. Nüüd, siin on nüüd jälle see, et nende mudelitega on tegelenud Priit Kohava ja Arthur Nilsson, aga nagu oli, et Priit tegeles ka sellega siin juba üle 20 aastat tagasi, andmestikud olid teised, võimalused olid teised, nii et sel hetkel nad tegelikult panid kokku küll parima mudeli, mis andis võtta, aga täna takkajärgi targad oskame öelda, et tegelikult võib-olla see ei ole ikkagi meie jaoks kõige sobivam variant, et kuidas me anname üldist hinnangut Eesti juurdekasvu kohta. Nüüd SMI andmetel. Esimene küsimus on loomulikult, et aga miks seda ei ole varem niimoodi tehtud? Ja põhjus on väga lihtne. Kui esimene ring tehti, siis ei olnud, see esimene 5 aastat, ei olnud puudel kordusmõõtmisi, kuna tehti ka alles esimest ringi. See on seda, et esimese 5 aasta jooksul niikuinii ei oleks saanud seda teha. Ja ka teise perioodi järel, kuigi juba hakkas mingi andmestik tekkima, aga nüüd selle andmestikuga, esiteks andmestik tegelikult ei olnud väga suur hulk, et teha sellist usaldusväärset mudelit. Ja teine asi on tegelikult, kui meil on ainult üks kordusmõõtmine, siis tekib see, et meil mõlemal korral, meil on küll mõõtmistulemus, aga iga mõõtmine sisaldab viga ja nüüd see tegelikult, kui arvestada seda, kui vähe kasvab puu 5 aastaga ja kui suur võib olla mõõtmisviga, te arvates veel 2 korda, siis tegelikult see annab ka meil, isegi võib juhtuda, et meie mõõtmisviga, 2-kordne mõõtmisviga on suurem kui see 5 aasta juurdekasv. Nii et seetõttu ka esimese ringi järel tegelikult ei oleks olnud sobilik üldse seda mudelit teha. Ja nüüd on see, et kui meil on 2 mõõtmist, siis on meil lihtsalt 2 korda suurem see juurdekasv ja nüüd kuigi sellel keskmisel mõõtmisel võis olla ka mõõtmisviga, aga see mõõtmisviga selles mõttes kompenseerib, et kui see puu kasv mõõtmise järgi ta esimesel perioodil natukene väiksem, siis tegelikult statistiline juhuslik viga näitab seda, et teisel korral oli suurem. Ja see hakkab tegelikult, see keskmine hakkab ennast juba kompenseerima ja sellest tulenevalt tegelikult see mudel ise juba muutub usaldusväärsemaks.
ja nüüd kolmanda perioodi järel siis oleks juba võinud, ehk siis kui 13 andmed saadi siis aastal 2014, oleks võinud juba hakata selle mudeliga tegelema. Ja mis seal saata, ma Veikoga ka olen natukene selle teemal rääkinud, kus ta natukene ütles, et ta juba on hakanud selle asja uurima, aga noh, eks tööd on kõigil palju ja selliste isiklike huvidega ei ole ka tööl alati võimalik tegeleda, alles siis saadakse aru, kui toimub struktuuri muudatus. Ja nüüd siis sellest aastast ma olen siis teinud seda asja natukene teistmoodi ja vaatan neid andmeid. Nüüd siis on see, et kui meil mõõdetakse kõikidel puudel diameeter ühel korral, teisel korral ja koordinaadid pannakse ka, nii et seega meil on võimalik seesama üks puu konkreetselt igal mõõtmiskorral vaadata üle, et see on täpselt seesama. Ja nüüd, kui me arvutame mõlemale korrale tagavara, siis nüüd 2 aasta erinevusega me saamegi kätte, et kui suur on see 5 aasta juurdekasv. Ja jagades 5-ga saame 1 aasta juurdekasvu. Nüüd, kui me neid juurdekasvu summeerime, siis see ülemine roheline rida on see, kus algusest lõpuni on kõik puud olnud elus ja neid selliseid puid on meil siis 139 500, nii et juba selline päris normaalne andmestik, mille baasil seda mudelit teha. Nüüd aga, mis on selle summeerimisega? Esiteks, kui muidu käib juurdekasvu, arvutatakse lihtsalt see, et võetakse üks proovitükk, arvutatakse välja, kui palju seal summaarselt ühel korral on mahtu, siis teisel korral, kui palju on summaarselt mahtu ja siis leitakse neid 2 vahel. Mina olen aga seda teinud puu tasemel. See tähendab seda, et need, mis alumised read on see, et kui ta esimesel aastal või oli ta teisel aastal või 3. või 4. aastal oli elus, siis ta midagi kasvas, aga tegelikult 5. aastal oli ta surnud ja neid ma omavahel selles mõttes enam kokku ei viinud. Ja nüüd just see puupõhise kokkuviimise on seetõttu oluline, et nii nagu Enn ka näitas, et meil on proovitükid osatükid. Ja võib juhtuda, et meil ühel korral oli kogu proovitükk oli metsas, mõõdeti kõik puud ära, järgmisel korral selgub, et osa sellest proovitükist on maha raiutud. Kui nüüd võtta esimese korra tagavara ja teise korra tagavara, ainult osatükid, siis tegelikult see ei lähe nii-öelda päris kokku. Annab vigase tulemus. Aga nüüd, kui meil on teise korral teada, mis on täpselt teise korra puud, ja siis me saan võtta esimesest korrast need samad puud ja seetõttu see tegelikult annab ikkagi täpsema tulemuse. Ei teki sellist nii-öelda süstemaatilist viga. Muidugi sellise juurdekasvu arvutuse puhul võib öelda, et kuna selliseid, mis nii-öelda teiseks korraks oli surnud, oli selline pea 6000 puud, siis tegelikult selle 5 aasta jooksul ka need puud on kasvanud ja arvestades, kui me vaatame, et roheliste ja punaste pindala on enam-vähem võrdne, siis võime öelda, et kui muidu puude arv oli seal 4% oli surnud, siis umbes 2% on siis see, mis on nii-öelda kasvanud tagavara juurde, kui ta oleks nii-öelda võinud olnud selle 5 aastaga. Nii et selles mõttes võime öelda, et natukene on siin mõne protsendi võrra on juurdekasvu alla hinnatud. Ja samuti, mis on see, et kuna ei mõõdeta alla 4 cm puude nii-öelda konkreetset koordinaati, vaid need lihtsalt mõõdetakse, et alla 4 cm puid oli mingi hunnik, lihtsalt arvan. Aga kuna see esimest korda, kui ta satub üle 4 cm, siis ta juba mõõdetakse, aga nüüd tal ei ole nii-öelda eelmisel mõõtmisel korrale juurde panna, mis puu ta täpselt oli. Ja seetõttu ka sellised puud on jäänud arvutust välja. Aga ka need puud kasvavad. Nii et ka sealt on nii-öelda natukene on siis see, mis on kasvanud, aga meil tegelikult arvestuses ei ole. Et selles mõttes on jälle juurdekasv natukene alla hinnatud. Ja nüüd kolmas asi on raied, kuna me paneme kirja nii-öelda viimasel aastal panen kirja see, kui palju eelmisel aastal raiuti, kõik need eelmise aasta raieproovitükid, siis tegelikult ka need proovitükid on varasemad 3 aastat kõik kasvanud. Aga ka seda juurdekasvu me ei ole arvestanud. Nii et selles mõttes on veel natukene, mis me oleme juurdekasvu tegelikult alla hinnanud. Eks see edaspidi me seda nii-öelda metoodikat ka nii-öelda täpsustame, aga ütleme esimesel aastal nii-öelda oleme selle suure nii-öelda pildi kokku saanud ja nüüd hakkab nii-öelda natukene ka see peenhäälestus. Ja selle tulemusena siis on leidnud, et keskmine juurdekasv on meil 6,84 tihumeetrit ja see on nüüd kogu Eesti metsade ja see kogu Eesti metsade juurdekasv aastas on siin 15,8 miljonit tihumeetrit. Ja tegin ka väikse arvutuse, et aastas sureb meil umbes 0,43, mis siis annab 2 miljonit tihumeetrit puitu.
nii et tunduvalt vähem kui meil juurde kasvab. Ja nüüd lihtsalt selline esialgne on selline kõhutunne ütleb, et umbes selline 5% jagu on siis, arvestame kõiki neid, mis on juurdekasv tegelikult alla hinnatud. Ja kui nüüd võrdluseks vaadata seda ennutoodud tabelit, et seal kuskil näiteks Lõuna-Soomes on 7,2, et kui me sellele 6,8-le paneme veel sinna 5% otsa, siis ta hakkabki juba sinna kanti tulema. Aga mis on muidugi, ütleme, minul nende SMI andmete arvutamisega on see, et mina ei saa välja anda numbreid, mis on minu kõhutunne, vaid mina panen numbrid, mis tulevad täpselt arvutustest, täiesti emotsioonitud. Et praegu ütlen, et mina olen saanud 6,84, võib olla natuke rohkem, aga mul ei ole kindlat tõendit. Nii et see on praegu see number, siis, millega meie opereerime. Ja muidugi nüüd eraldi huvitab, et kui palju on siis majandusmetsades. Osad on ikka kaitse all, et majandusmetsades olen saanud, et see number on 13,5 miljonit ja majandusmetsades sureb 1,72 miljonit. Aga siin juures lihtsalt mainin kohe ära selle, et tegelikult sellest igal aastal, viimasel aastal raiuti sellest maha 0,64 miljonit tihumeetrit. Ja kui me vaatame seda raiete mahtu, siis mina sain, et raiete maht ise kokku on küll siin peaaegu see 10 miljonit, aga sellest surnud on siis 636 000 ja see on seda, et raie mahus tegelikult 64% või 6,4% moodustab surnud puude raie ja kui me nüüd teeme sellise väikse jagamistehte, et me võtame nüüd kasvava metsa raie, mitte kogu raie, kasvava metsa raie ja nüüd võtame siis selle majandusmetsade tagavara muudu ehk siis selle tagavaras juurdekasvult lahutame surnud metsa maha, me saame, et selle aasta andmetel võime öelda, et raiuti 76% tagavara muudust välja.